Mikk Valtmaa täna täitsa viimase hetke võit Viljandi tuleviku üle. No küsime ära, mis tunne on? Väga hea tunne. Kas läks mäng nii, nagu tahtsime, et oleks tahtnud võib-olla varem juba ikkagi eduseisu sisse saada? No, kui ma õigesti kuulsin, siis nad olid liiga liidrid. Olid? Huvitav, ma kursis ei ole, aga liiga liidri vastu ju ongi terav mäng. Et palju võitlust oli, lahtine mäng, palju võimalusi. Aga lõpus läks nii, seekord meie. Mis täna õnnestus ja kust on järgmiseks mänguks pärast nüüd pausi, mis ees ootab kõige rohkem juurde panna? Ma arvan, et kaitsemäng õnnestus, kuigi ma ei mäleta, et neil oleks üks 100% olnud. Pigem see läks nagu hästi, aga ründes ütleme nii, et kui me jõudsime siia ülesse, siis meil ei olnud nagu käike ja kaotasime palle liiga palju. Halvasti läks kindlasti see, et me kaotasime väga palju palle täna lihtsalt ära. Mitte vastuse survega, vaid lihtsalt. Aga teine poole oli tegelikult parem. Ja siis läks juba käima. No ja sina täna võiduvärava autor võib ilmselt arvata, et päris hea tunne on, millega koju tagasi sõita. Jaa, sümboolne, sest et ma sain aasta aega vigastusega võidelnud ja ma sain täpselt siin platsil 4. jaanuar eelmine aasta vigastada ja selles mõttes hästi, et oli sümboolne värav, ütleme nii. No lõpetuseks, et hooaja algus võib-olla on näinud natukene üle kivide ja kändud, et enne tänast oli all kaotus ja viik, et nüüd tuleb küll väike paus, aga kas võib loota ja arvata, et kui paus läbi saab, siis 2. aprillil hakkame sama tuhkiga siit edasi panema? Ei, muidugi, saame minema. Mis nüüd oleme kuskil keskel ja 2 mängu veel oleme ees ja selles mõttes hooaeg nii algusest. Me ise arvame küll, et me võidame kõiki, aga vahest läheb teistmoodi. Aga täna läks edasi. Super, aga aitäh sulle!